tõe illusioon ülivõimendatuna. See ongi meie olukord. See mõjutab inimesi läänes, teenides islamiste ja marksiste, kes püüavad hävitada lääne tsivilisatsiooni. Inimpsühholoogia põhiline puudus, mis on ülemaailmses ulatuses relvaks muudetud. Suur osa sellest on suunatud juutide vastu. Aga nüüd võib see tegelikult meid teenida. Ma vaatan, kuidas see kujundab meie maailma ja mõjutab arusaamu reaalsusest ning kuidas see kõik seostub Ameerika Ühendriikide asutamisega sellel ajaloolisel 250. iseseisvuspäeva nädalavahetusel. Trump mõistab seda kontseptsiooni. Ta oskab meediat meisterlikult enda kasuks ära kasutada. Iraani vastastikuse mõistmise memorandumist on nüüd möödas 2 nädalat ja aegamisi tuleb päevavalgele tõde selle kokkuleppe tegeliku tagamaade kohta. Ma ütlesin sulle siis, ole kannatlik. Pole vaja teha hüsteerilisi järeldusi ega paisata süüdistusi. Toimub palju, kaalul on palju. Kõik pole teada. Selles sõjas Iraani vastu on kriitiline lahinguväli tegelikult nihkunud. Peamine fookus on nüüd vähem sõjalistel rindel ja rohkem kõrgete panustega läbirääkimiste laual. Meil on vastasseis islami strateegilise mõiste Taqiyya ja Donald Trumpi tehingute tegemise kunsti vahel. 2 konkureerivat, diametraalselt vastandlikku strateegiat. Praeguseks teavad enamik meist, mida Taqiyya tähendab. See on pikaajaline strateegia, mis põhineb kaalutletud petmisel. Eesmärk on vastase rahustamine, tema valvsuse vähendamine ja aja võitmine, kuni saata täielikult alistuma sundida. Siis on olemas ka tehingute tegemise kunst, mis tugineb keerukatele lääne läbirääkimistaktikatele, mille eesmärk on leida mõjuvõimalusi, murda ummikseise ja saavutada mõlema poole jaoks parim võimalik pragmaatiline tulemus. President Trump pakkus Iraani režiimile tõelist ajaloolist võimalust suunda muuta. Ta andis neile võimaluse olukorrast väljuda, viisi, kuidas nende praegusest laastavast olukorrast midagi sisulist päästa. See ei meeldinud mõistetavalt paljudele meist. On olnud palju maailmalõpu ennustusi. Üks pool peab läbirääkimisi kokkuleppe nimel, teine pool püüab saavutada absoluutset võitu. Iraani praegune eesmärk on taastada oma võimekus ja Iisraeli ohustavad käsilasrühmitused. Nende peamine eesmärk on nõrgendada ameeriklaste saavutusi. Kõige olulisem on see, et nad püüavad ajada kiilu Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahele. Selleks on nad leidnud liitlasi just Ameerika Ühendriikides endis. Asi on selles, et Iraani üübus on jätnud nad tegelikkuse suhtes pimedaks. Olukord on palju keerulisem, kui nad ise arugi saavad. Nad olid liiga enesekindlad islamistlike ja marksistlike mehhanismide edukuses, keskendudes Iisraelile ja juutidele, manipuleerides inimeste ettekujutust sellest, mida nad enda arvates teavad, et õhutada vaenulikkust Iisraeli vastu ja koguda toetust oma eesmärkidele. Trump ja Netanyahu mõistavad neid mehhanisme ning otsustasid kasutada neid iraanlaste vastu. Kuigi iraanlased uskusid, et neil on ülekaal, võttis Trump neilt ära majandusliku kägistushaarde, mis neil oli. Ja koos Iisraeliga töötasid nad selle nimel, et nõrgestada nende käsilasi Liibanonis ning rahuleppega ja kogu Lähis-Idas läbi välisminister Rubio tippkohtumise Araabia välisministritega alles eelmisel nädalavahetusel. Ma tahan hetkeks keskenduda sellele vihalainele, mis on suunatud juutide vastu ja mida me praegu kogeme. See ei ole sellepärast, et woke progressiivne vasakpoolsus ja woke konservatiivne parempoolsus oleksid nii rumalad, nagu nad paistavad. See ei ole sellepärast, et nad kasutaksid ainult oma niinimetatud 10% oma ajufunktsioonidest. Siin on midagi enamat. Üks asi on see, kui madala IQ-ga inimesed kordavad mõttetusi, mida nad enda ümber kuulevad. Aga kui me näeme sama vihkamist levitamas intellektuaale ja muidu mõistlikke inimesi, kes tunduvad justkui vaimust vaevatud, nende seas paljud meist on seda kogenud inimestega, keda me pidasime palju targemaks, siis on selge, et siin on midagi enamat mängus. Siin tuleb mängu illusoorse tõe efekt, psühholoogiline nähtus, kus inimesed tajuvad infot tõena lihtsalt seetõttu, et seda korratakse sageli. Seda kasutatakse tänapäeval laialdaselt avaliku arvamuse kujundamiseks Iisraeli ja juudi rahva suhtes. Sest inimaju kasutab kordust tõesuse otseteena. Korduvalt esitatud narratiivid mööduvad kriitilisest analüüsist, muutes süüdistused aja jooksul aktsepteeritud faktideks. Kordamine suurendab tõesuse tajumist isegi siis, kui inimesed alguses teavad, et teave on vale või kui teabeallikas on teadaolevalt kahtlane. Olete kuulnud ütlust, et vale jõuab pool maailma läbi rännata, samal ajal kui tõde alles kingi jalga paneb. See tsitaat ise on näide väärinfost, mis levis kiiremini kui tõde.
Poeetiline iroonia. Kõige kuulsamalt omistatakse see Mark Twainile, kuid ta pole seda peaaegu kindlasti kunagi öelnud. Ma mainisin varem väidet, et inimesed kasutavad ainult 10% oma ajust. Seda korratakse sageli, nagu ka ütlust, et välk ei löö kunagi 2 korda samasse kohta. Mõlemad neist on valed, kuid siiski usuvad paljud inimesed neid. Sest kui inimesed kuulevad mingit väidet elu jooksul ikka ja jälle korduvat, ajame selle tuttavlikkuse segamini tegeliku tõega. Sama kehtib ka selle kohta, mida me peame ajaloolisteks faktideks. Näiteks, et Napoleon Bonaparte oli erakordselt lühike või et viikingid kandsid lahingusse minnes sarvedega kiivreid. Me kõik oleme seda näinud maalidel, oleme näinud seda filmides, kuid ometi pole kumbki neist tõsi. Napoleon oli tegelikult oma ajastu kohta keskmist kasvu ja sarvedega kiivrid leiutati 19. sajandi kostüümikunstnike poolt. Kui valet piisavalt sageli korrata, lõpetab su mõistus selle kontrollimise. Ja kuigi viikingi kiivrite müüt on kahjutu, globaalsed jõud kasutavad seda täpselt sama psühholoogilist nõrkust praegu relvana. Et kujundada ümber kaasaegset geopoliitikat, õhutada iidseid eelarvamusi ja kontrollida täpselt seda, mida sa oma uudisvoos näed. Meile meeldib mõelda, et me oleme mingisugune arenenud põlvkond. Me elame ülimalt moodsal digiajastul. Meid ümbritseb tehnoloogia, tehisintellekt ja ligipääs infole, millest meie esivanemad võisid vaid unistada. Aga digiajastu on vaid progressi illusioon. Ekranide ja keerukate algoritmide taga pole meie ajud üldse muutunud. Inimese psüühika on endiselt täiesti haavatav, täpselt samade manipulatsioonide suhtes, mida kasutati sajandeid tagasi. Kui me vaatame ajaloost tagasi, siis kõige surmavamad propagandamudelid ei olnud edukad tänu paremale tehnoloogiale. Need olid edukad, sest need tuginesid just sellele primitiivsele psühholoogilisele puudujäägile. Joseph Goebbels ja naatside propaganda vormistasid selle suureks valeks, kasutades riigi kontrollitud raadiot ja õelaid karikatuure, et küllastada igapäevaelu ja muuta juudiviha tavapäraseks. Raudse eesriide taga kasutas Nõukogude agitatsiooni- ja propagandaministeerium jäikaid, korduvaid loosungeid ja muudetud õpikuid, et ajalooline tegelikkus täielikult ümber kirjutada. Isegi lääne korporatsioonid said sellest aru. Suurte tubakakorporatsioonide õnnestus terviseregulatsioonide kehtestamist edasi lükata, mitte tõestades, et sigaretid on ohutud, vaid väsimatud ühte ja sama fraasi korrates. Vaja on rohkem uuringuid. Ja siin see on jälle. Tänapäeval on illusoorse tõe efekt tugevalt suunatud Iisraeli ja juudi rahva vastu, võimendatuna kaasaegse tehnoloogia abil läbi konkreetsete, korduvalt korratavate raamistikute. Teatud tugeva häbimärgistusega mõisted nagu apartheid ja genotsiid või kolonisaator on järjekindlalt seotud sõnaga Iisrael. Sotsiaalmeedia algoritmides, uudiste pealkirjades, protestihüüetes koos lakkamatu igapäevaste kontrollimata süüdistuste vooga. Kõik see kestab seni, kuni seos muutub avalikus teadvuses automaatseks. Sellele lisanduvad ühiskonnad, keda on põlvkondade kaupa harjutatud sellega, mida neile on juutide kohta räägitud, ning tulemuseks on klassikaliste stereotüüpide taaskasutamine. Ajaloolised vandenõuteooriad, nagu topeltlojaalsus, varjatud kontroll üle maailma rahanduse või meedia manipuleerimine ei ole midagi uut. Selle asemel pakendatakse neid pidevalt ümber, ajakohastatakse tänapäevaste poliitiliste oludega ning korratakse seni, kuni need tunduvad peavoolu publikule usutavad. Vanade juudi vastaste stereotüüpide taaselustamine kaasaegse poliitilise kriitika sildi all. Tänapäeva propagandistidel ei ole enam vaja riiklikku raadiomonopoli, et kontrollida, mida sa kuuled. Nüüd on meil riiklikult toetatud botifarmid. Venemaa, Iraan, Hiina, Katar, kõik on automatiseerinud tõe illusiooni. Nad kasutavad massiivseid botivõrke, et säutsuda, postitada ja kommenteerida täpselt sama narratiivi miljoneid kordi tunnis. Nad kasutavad mikrosihtimist, jagades avalikkuse väikesteks demograafilisteks rühmadeks ja toites neid kohandatud valedega, mis on maskeeritud rohujuure tasandi kohalike arvamustena. Nad ujutavad sinu uudisvoo üle kiire ja pideva vastuoluliste valede vooga, et sinu aju ära väsitada. Meediamaastik on muutunud paberilt piksliteks, kuid võitlus sinu mõistuse pärast tugineb endiselt kõige vanemale nipile, kordamisele. Müra, mida sa kuuled oma digitaalses uudisvoos, on samuti näilise massilisuse illusioon. Radikaalsed, valjuhäälsed hääled, mis domineerivad veebikommentaarides, on tegelikult valjuhäälne vähemus. Nad ei ole enamus. Need on trollivabrikud ja algoritmilised kajakambrid, botid ja mõned igavlevad kaotajad.
digitaalse müra all näeb valdav enamus inimesi üle Euroopa ja Ameerika Ühendriikide praegust maailmas toimuvat ning nad näevad tegelikkust väga selgelt. Nad teavad, et see, millega Iisrael silmitsi seisab, ei ole mingi piiratud kauge konflikt. See on ühise ohu eesliin, mis ohustab lääne liberaalse ühiskonna alustalasid. Tänapäeva inimesed mõistavad, et samad radikaalsed jõud, mis püüavad Lähis-Ida destabiliseerida, on põhimõtteliselt vaenulikud kogu vaba maailma vabaduste, väärtuste ja turvalisuse suhtes. Nagu ma ütlesin, võib vale pool maailma läbi rännata, samal ajal kui tõde alles kingi jalga paneb. Nüüd on kingad jalas. Inimesed on teadlikud manipuleerimistest ja valedest. Ja see viib meid kõige olulisema punktini. Valed nõuavad pidevat ja agressiivset hooldust. Tõde on loomulik. See ei vaja hingamiseks algoritmi. Digirünnaku tohutu maht on tõend nende meeleheitest. See peab karjuma, sest ta ei suuda omal jalal seista. Ajalugu tõestab, et inimpsühholoogiat saab mõneks ajaks relvana kasutada, kuid tegelikkust ei saa võita. Tõde ei pea tormi üleelamiseks karjuma. See peab lihtsalt vastu pidama. Ja Ameerika Ühendriigid on kõige selle elav näide. Kuid enne kui ma selleni jõuan, tahan ma vaadata selle nädala sündmusi Lähis-Idas. Iraan ja Liibanon on endiselt uudiste keskmes. Samal ajal kui Gaza olukord taustal muutub. Iisrael ja Liibanon jõudsid Ameerika Ühendriikide vahendusel raamkokkuleppele, mis võimaldab meil liikuda edasi konflikti lõpetamise suunas eesmärgiga saavutada rahulepe kahe riigi vahel. Selle kokkuleppega on Ameerika Ühendriigid ja Liibanon tunnustanud Iisraeli õigust säilitada turvatsoon Liibanoni territooriumil nii kaua, kui see on vajalik meie julgeoleku tagamiseks. Me hoiame seda edasi seni, kuni Hezbollah ja ülejäänud terroristlikud organisatsioonid on relvituks tehtud ning kuni Liibanonist ei lähtu enam mingit ohtu Iisraelile. Iisrael ja Liibanon on kokku leppinud kahes küldnevas piirkonnas kollase joone lähedal, mis praegu on Iisraeli kontrolli all ja mille soovitas Iisraeli kaitsevägi, kus viiakse läbi pilootprogramm Hezbollah relvituks tegemiseks ning territooriumi üleandmiseks Liibanoni armee kontrolli alla. Allkirjastatu on sisuliselt rahuleping Liibanoniga. Edasisi vastastikuseid pretensioone ei ole. Ühisdeklaratsiooni, mis väljendaks soovi rahus elada, ei ole. Liibanoni valitsus eelistas hoiduda rahumõistest ja keskenduda pragmaatilisele aspektile, vabastada piirkond neist elementidest, kes on aastaid nende riigi stabiilsust õõnestanud. Samal ajal jätkas Iisrael Hezbollah terroriorganisatsiooni infrastruktuuri, punkrite, tunnelite ja terroristide positsioonide hävitamist. On oluline meeles pidada, et rahu ei ole Iisraeli eesmärk. Meie eesmärk on meie kodanike turvalisus Iisraeli põhjaosas ning ohu kõrvaldamine. Ja just see toobki rahu. Iisraeli kaitsevägi hävitas pühapäeval maa-aluse käigu, mis avastati Maidal Zooni külas Lõuna-Liibanoni piirkonnas. See on üks Hezbollah peamisi tugipunkte lääne sektoris. See oli kindlustatud maa-alune rajatis, mida organisatsioonid kasutasid relvade, sealhulgas droonide, lõhkepeade ja lõhkeainete hoidmiseks. Selle operatsiooni tavajärjel kostis pühapäeva öösel Iisraeli põhjaosas võimas plahvatus. Ja samal ajal Gazas eemaldab Iisrael vaikselt Hamasi terrorirajatised ning kõrvaldab ükshaaval 7. oktoobri rünnakus osalenud terroristid, tehes seda vaikselt ja avalikkuse tähelepanu alt eemal. Kollane joon, mis määrab Iisraeli positsiooni, liigub aeglaselt edasi, kuna Hamas keeldub relvi loovutamast, rikkudes sellega relvarahu kokkulepet. Nii et nüüd kontrollime üle 80% sellest piirkonnast. Intervjuus Iisraeli kanalile 14 käsitles Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu otsesõnu neid kasvavaid ohte, mis praegu Türgit ähvardavad. Netanyahu tõi välja, et Türgi üha jõulisem enesekehtestamine piirkonnas on otsene tagajärg Iraani juhitud šiidi telje nõrgenemisele. Kuid ta tegi ühe asja täiesti selgeks. Iisraeli ei heiduta ka moslemi vennaskonna telg. Peaminister märkis, et Türgi president Erdogan räägib pidevalt Jeruusalemmast ja Iisraeli hävitamisest. Ja ta kuulutas, et Erdogan on unustanud ühe põhilise fakti. Ottomani impeeriumi päevad on ammu möödas. Täna seisab siin tugev Iisraeli riik, millel on võimas sõjavägi, ühtne rahvas ja otsusekindel valitsus, kes ei luba enam kunagi kellelgi meie olemasolu ohustada. Tsiteerin, tal oleks parem rahuneda, ütles Netanyahu, märkides, et Iisrael on juba tõestanud, milleks ta täpselt võimeline on.
Kuid tegemist ei olnud ainult hoiatustega. Peaminister andis tugeva vihje suurte sammude kohta, mis toimuvad kulisside taga ja mis võivad peagi tuua ajaloolisi rahulepinguid täiendavate riikidega. Ta eelistas seda mitte täpsemalt kommenteerida. Iisraeli kommentaator Rafi Haddad avaldas sel nädalal huvitava ülevaate praegusest Iisraeli ja Iraani vastastikuse mõistmise memorandumist. Kuigi paljud analüütikud kardavad, et Iraan venitab edukalt aega, väidab Haddad, et Teheran kõndis tegelikult otse Donald Trumpi ja Benjamin Netanyahu poolt meisterlikult koordineeritud lõksu. Kui sa mäletad, siis ma ütlesin sulle eelmisel nädalal või 2 nädalat tagasi, et see, et Netanyahu ei kiirusta Washingtoni presidendiga kohtuma, tähendab, et mõlema kavatsused on omavahel väga hästi kooskõlas. Igatahes, tagasi Haddadi analüüsi juurde. Ta ütleb, et vastastikuse mõistmise memorandumi 5. osa sunnib Iraani avama Hormuzi väina ja meremiinid eemaldama 30 päeva jooksul. Lääs kasutab seda ajavahemikku aktiivselt ülemaailmse laevanduse kindlustamiseks, naftavarude täiendamiseks ja energiahindade alandamiseks. Haddad märgib, et kui Iraan hiljuti katsetas olukorda, lastes droone konteinerlaeva pihta Pärsia lahes, eeldades, et ajutine kokkulepe annaks neile puutumatuse, Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus vastas koheste ja laastavate õhurünnakutega rannikul asuvatele rakettidele ja radaripositsioonidele. Trump talub poliitilist teatrit, kuid ta ei luba kellelgi ohustada ülemaailmset laevandust ega Ameerika valijate rahakotte. Samal ajal Liibanoni rindel toob Haddad esile uue konfliktide vältimise üksuse strateegilise geniaalsuse. Hoidnud Iisraeli täielikult ametlikust komiteest väljaspool, on Ameerika Ühendriigid ja Iisrael ellu viinud täiusliku, hea ja halva politseiniku mängu. Iisraeli käed jäävad täielikult diplomaatilisest paberimajandusest vabaks. Mõte jääb kindlalt Lõuna-Liibanoni julgeolekutsooni, kus ollakse vaba Hezbollah täieliku legitiimsusega lammutada. President Trump istub läbirääkimiste laua taga rahuliku rahuvahendajana, vaadates iraanlastele otsa ja esitades neile otsekohese ultimaatumi. Ma tahan sõda ära hoida, aga iisraellased on komiteest väljas. Nad on ettearvamatud ja hävitavad teie tuumaprogrammi, kui te ei anna kogu rikastatud uraani täielikult üle. Haddad rõhutab, et vähem kui 2 kuu pärast, kui 60-päevane tähtaeg läbi saab, avastab Iraan, et aeg, mida nad arvasid endale ostnud olevat, kasutati tegelikult selleks, et võtta neilt ära kõik läbirääkimiste trumbid. Nad jäävad kaitsetuks, kui Hezbollah on nõrgestatud, Pärsia laht turvatud ja Hiina ei sekku üldse. Teheraan seisab silmitsi julma valikuga, kas loobuda täielikult oma tuumaambitsioonidest või seista silmitsi täieliku ja piiramatu sõjalise hävinguga, mille toovad kaasa Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli ühendatud jõud. Kui ma ütlesin Rafile, et tsiteerin tema postitusi ja saadan talle ingliskeelse tõlke kinnitamiseks, et ta saaks veenduda, kas olen tema mõtted õigesti kokku võtnud, saatis ta mulle tegelikult veel ühe analüüsi, mis tema arvates võiks teile kõigile huvi pakkuda, sest see seob kõik sündmused omavahel kokku. Haddad toob välja, et Iisrael ja Ameerika Ühendriigid loovad aktiivselt täiesti uut reaalsust, uut Lähis-Ida piirkonda nii majanduslikult kui ka struktuurselt. Ta märgib, et samal ajal, kui ülejäänud maailm jälgib pingsalt sõjaväelaste kohalolekut, on tegelik lõks, mida praegu vaikselt pulutakse, hoopis energiapüünis, mis vaikselt sulgub Iraani rahakoti ümber. See on Lähis-Ida uus energiaalane võrrand. Haddadi analüüsi kohaselt, kui ameeriklased sundisid Iraani nõustuma Liibanoni suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkusega, avasid nad väravad tohutule Vahemere energiarevolutsioonile. Esimest korda ajaloos on Liibanonil võimalus muutuda kõrge riskiga investeerimistsoonist stabiilseks riigiks, millel on tõeline majanduslik tulevik. Kui Iraani mõju on täielikult kõrvaldatud, saavad globaalsed energiakontsernid alustada kaubanduslikku maagaasi puurimist Liibanoni rannikul, tegutsedes otse aktiivsete Iisraeli platvormide kõrval. Haddad väidab, et see on Teheranile laastav 2 rindega knockout-löök. Need torujuhtmed on loodud selleks, et ühendada otse Euroopa ja piirkondlike tarnevõrkudega Küprose ja Kreeka kaudu. See on ülemaailmne majanduslik manööver, mis isoleerib Iraani jäädavalt turult. See viib naftabarreli hinna nii madalale, et see lämmatab täielikult Iraani revolutsioonilise kaardiväe kaitse-eelarve, muutes piirkondliku õitsengu visiooni peatamatuks, finants- ja energiaalaseks turvavõrguks. Haddadi põhisõnum on järgmine. Iraanlased arvasid, et nad peavad läbirääkimisi rikastatud uraani üle.
Nad mõistsid liiga hilja, et olid tegelikult loovutanud oma kontrolli Liibanoni gaasi üle. Sellesama gaasi, mis lämmatab nende rahakotti ja katkestab nende sideme Beirutiga igaveseks. Seega, enne kui tänaseks lõpetame, tahtsin võtta hetke, nagu lubatud, et vaadata ajaloolist verstaposti, mida me sel nädalavahetusel tähistame. Ameerika Ühendriigid tähistavad oma 250. iseseisvuspäeva. Varem ütlesin ma 200. aastapäevale lisaks veel 50 aastat, sest sel nädalavahetusel tähistame ka Entebbe operatsiooni 50. aastapäeva, kui Ameerika Ühendriikide 200. iseseisvuspäeval 50 aastat tagasi lendasid Iisraeli väed 2204 miili ehk 3550 kilomeetrit Iisraelist, et päästa 120 Iisraeli pantvangi, keda hoidsid Araabia terroristid. Julges operatsioonis sellest sünnivad legendid. Muide, selle aasta õhurünnakud Iraani vastu toimusid vähem kui poolelt sellelt vahemaalt, mis on Iisraelist Ugandasse. Igatahes elame ajal, mil on populaarne kahtluse alla seada lääne liberaalse ühiskonna institutsioone. Aga kui sa tahad mõista, kuidas üks rahvas suutis rajada püsiva isikuvabaduse kindluse, mis murdis iidsete türanniate tsükli, pead vaatama Ameerika Ühendriikide asutajaisade loodud alustalasid. Nad ei rajanud Ameerikat inimeste poliitiliste suundumuste muutlikule kõrbeliivale. Nad rajasid selle iidse, muutumatu tõe kaljule, piiblile. Selle kohta on tegelikult olemas ka füüsiline tõend, mis on valatud pronksi. 25 aastat enne Ameerika Ühendriikide sündi telliti Philadelphiasse osariigihoone jaoks kell. Sellele, mida me nüüd nimetame vabaduse kellaks, on otse metalli graveeritud tsitaat 3. Moosese raamatu 25. peatüki 10. salmist. Kuulutage vabadust kogu maal kõigile selle elanikele. Oma algses piibellikus kontekstis käskis see salm juubeliaasta pidamist. See oli püha aeg süsteemseks uuenduseks, mil võlad tühistati, orjad vabastati ja iga inimese loomupärane väärikus taastati Jumala ees. Asutajad tunnistasid üht põhitõde. Inimõigusi ei anna inimestele valitsused. Kui õigused tulevad kuningalt, presidendilt või parlamendilt, siis võib kuningas, president või parlament need ka ära võtta. Aga kui meie vabadus on antud meie looja poolt, siis muutub see absoluutseks, pühaks ja puutumatuks. Kõik inimesed on loodud võrdsetena. Just see sügav pühakirjal põhinev arusaam inimväärtusest võimaldas uuel rahval tõusta vabaduse majakaks ja vabade rahvaste juhiks. 250 aastat hiljem võivad pettuse vahendid olla arenenumad, kuid meie vabaduse alus on endiselt sama. Tõelist vabadust ei hoia üleval algoritmid ega uudisvood. See püsib siis, kui ühiskond ankurdab end Jumala ja tema sisemise tõe külge, et iga inimene sünnib vabana. Me peame neid tõdesid iseenesest mõistetavaks, et kõik inimesed on loodud võrdsetena, et looja on neile andnud teatud võõrandamatud õigused, mille hulka kuuluvad elu, vabadus ja õnne poole püüdlemine. Ja nagu Abraham Lincoln nii sügavalt ütles 87 aastat hiljem. Pigem on meie ülesanne olla siin, pühendudes suurele ülesandele, mis seisab veel ees. Et rahva valitsus rahva poolt ja rahva jaoks ei hääbuks maa pealt. Õnneliku 250. aastapäeva, Jumal õnnistagu Ameerika Ühendriike, las vabadus heliseb. Mina olen Daniel Seaman, liituge minuga taas järgmisel nädalal saates Straight Up, mis tuleb teieni Jana stuudiosest Jeruusalemmas, Iisraelis.